kui sellel esimesel osal on üle 3 vaataja, kes vaatab algusest lõpuni, siis ma teen midagi. Juhuks, kui keegi peaks meid kuulama, tere tulemast kuulama meid. Ja mina ja Risto, minu nimi on Siim, tema on Risto. Otsustasime mingi hetke, et me teeme koos ettevõtlust. Ja mina olen sellist tüüpi inimene, et mul on vaja teha midagi, mis on missiooniga, midagi, mis läheb südames korda ja ma nagu niisama ei saa igasuguseid asju teha. Et siis otsustasime, et teeme midagi ägedat ja jagame siis seda teekonda täiesti algusest peale. Praegu on hästi ebamugav. See podcast saab ilmselt olema suhteliselt nõme, ma ei tea, mis õige sõna on. Ei hakka siin midagi ei saa nõme olema. Lihtsalt veel ei oska ja siis pärast oskame paremini, aga minu jaoks on nagu oluline seda dokumenteerida, et kuna meil on Kormentsiga mingid kindlad eesmärgid ja kui me siis jõuame nendeni või poolteni või kuskile, siis minu meelest on nagu hästi äge vaadata, et mis oli nagu esimene koht, sest et need lähevad nagu suht kiiresti meelest ära, kuidas oli algus ja mis oli algus ja siis kui oleme edukad, siis tullakse küsima, et kuidas tegite ja kuidas oli ja siis nagu mina ei tea, lihtsalt tegime ja siis kuidagi oli ja aga kui on videod olemas, siis on nagu äge vaadata. Ja kui ei ole edukad, mis siis on? No siis on lihtsalt imelikud videod, kustutame ära kogu lugu. Selles mõttes. Siis nii kedagi ei koti. Okei. Aga podcasti juht oled sina. Mis me siis teeme? Plaan on see, et me hakkame korra kuus seda podcasti tegema. Üldine struktuur on suhteliselt sarnane, et räägime, kuidas eelmine kuu läks, mis sai tehtud, mis olid mingid võidud, mis kaotused, võtame kokku ja plaanime uue kuu, et mis on uue kuu eesmärgid, mis me seal tahame tehtud saada, mis see võiks meile anda ja kui on mingi eriti põnev teema vahepeal tulnud, siis võib-olla arutame natukene pikemalt seda ka, et ma ei tea, kas oli suur võit või oli mingi hirmus konflikt, et siis saame seda ka nagu jagada, et jääks kõik, mis on nagu väärt mäletamist jääks peale, et see on nagu üldine struktuur, aga täna räägime natukene ka taustast, et mis see Korments on, mis on selle idee ja endast ka, et oleks nagu selge, mis kohast me seda ettevõtlust tegema hakkame. Et on väga erinev, kui keegi, kes pole kunagi ettevõtlusega kokku puutunud või keegi, kes on, ma ei tea, rahakaas on exit'i teinud ja hakkab uuesti, et need on väga erinevad stardiplatvormid, et siis märgime siia ära, mis see meie stardiplatvorm on ja kui jõuame enam-vähem mõistliku aja sisse ja kõik akud peavad ja ükski ei ole tühjaks läinud, siis teeme selle järgmise kuu plaaniga ära. Sobib. Väga hea, aga räägi sina oma versioon sellest, mis on Korments ja siis ma räägin oma versiooni või ütlen, et nii ongi. Jah, no ma teadsin ka, et see küsimus tuleb ja siis ma olen nagu mõelnud enda peas, et mis on Korments. Ja nagu minu peas nagu täna veel seda täielikku selgust ja kindlust selles ei ole, mis asi Korments on. Aga praegu ma näen, et see on lihtsalt, see on nagu mingi teekond, mis me oleme koos ette võtnud. Ma sain hästi palju inspiratsiooni sellest, kuidas sina tegutsed ja ma nagu lähen üks samm korraga. Mulle meeldivad need ideed, mis me oleme, või põhimõtted, mis me oleme kirja pannud. Meil on siis üks Kormentsi asutajate, mis selle nimi oli? Kokkulepe. Asutajate kokkulepe, kus meil on kirja pandud põhimõtted, mis me teha tahame ja mulle meeldib see, et me oleme
siiamaani koos teinud ja lahendanud mingeid probleeme, mis meil on. Ehk siis, mis on Gorments? Gorments minu jaoks on mingi sellise elu loomine, mida ma tahan endale luua läbi ettevõtluse. Vot, ma ei tea, ma ei oska midagi praegu rohkem öelda, sest ma ütlen, mul on nagu, mis on Gorments, ma tegelikult nagu ei tea veel. Ma tean nagu seda, mis me praegu teeme. Et ma ei oska nagu seda kuidagimoodi defineerida täna. Okei. No minu jaoks on see nagu idee või hüpotees. Et me olime varem erinevaid mingid projekti koos teinud ja viimane oli Disc Golf Metrics, mida me koos tegime, aga ükski ei olnud nii-öelda nagu ainult meie kahe siis projekt, et need olid nagu lihtsalt koostöö mingi projekti sees. Ja minu see nagu idee või mida ma tahan teada saada on see, et mulle tundub, et meie kahe oskustega ja olemasoleva ressursiga peaks olema võimalik teha nagu head ja edukat ettevõtlust ja teha seda niimoodi, et see protsess on ka meie moodi selline, mis meile meeldib, mida me peame õigeks, mis põhineb siis kas teatud enesearengu koolkondadel, mida me jagame või meie ühistel väärtustel. Ta on moraalne ja minu nagu hüpoteesi, no mis ma näen, et mis võib nagu peamiseks kaalukeeleks saada, et kas see õnnestub või mitte, et meil eesmärk on 4 aastaga teinud 1 miljon kasumit, ongi siis see, et kui hästi me õpime tegema nagu koostööd. Ehk siis toimima kahekesi kui nagu sümbioosis üks organism või midagi sellist, et see nagu mõlema olemus, huvid, karakter, oskused, et need nagu toetavad üksteist nii palju, et ta on parem kui üksinda teha. Sest üksinda tegemis on nagu palju eeliseid, lihtne otsustada, saad kiiresti teha ja vajalikud oskused, ma ei tea, freelancer'ilt sisse osta, aga seal on ka nagu palju miinuseid. Ja nagu mul on huvi aru saada, et kas see, mis me tahame teha sellisel viisil, on nagu võimalik ja siis sellest ma olen excited, et saada teada. Et meil on palju potentsiaalseid asju, mis näitavad, et me võiks õnnestuda, aga siis on ka väga praktilisi takistusi, ajaressurss või sellised asjad, et see on nagu põnev väljakutse. Jah, ühesõnaga, praegu on tegemist ühe suure eksperimendiga. Jah, mina nimetaks seda isegi nagu ideeks. Et ühest küljest on see lihtsalt, meil on registreeritud ettevõte, mille nimi on Gorments, seal on asutajad, seal on pangakonto, aga teiselt poolt seal on idee, et me toome näiteks kõik varad sinna, et kui keegi isegi üksinda on kuskil ettevõttes teeninud omale optsioonidega osaluse või midagi, siis me toome ka selle sinna ettevõtte alla, eks ju, et kui keegi on, ma ei tea, hea või halva asja pärast 3 kuud eemal ja teine teeb tööd ja teenib sinna ettevõttele raha, siis ikkagi see, kes on eemal, temal ka nagu elu ei lange, vaid see on nagu sihuke ühisorganism, mis mõlemad nagu toidab. Ideaalis saab sinna pereliikmeid kaasata nii töörollides, kui et on selline idee organismist, mis on vastupidine nagu eristumisele, et kõik on väga selgelt oma silodes ja täpselt kokku lepitud, et vot näed, siin on niimoodi ja kui sa teed sealt 8 minutit rohkem, siis sa saad niimoodi, vaid ta on kuidagi suhtel põhinev ühine mehhanismus, mis ma arvan oma olemuselt võiks tänapäeva maailmal olla kasulik, kui see õnnestub. Et see idee ise võiks olla kasulik, et niimoodi saab teha, sest et seal on väga palju asju, mis ei lähe kokku tüüpilise nagu ettevõtlusõpetuse või ideega.
ja sellepärast seda ongi põnev. võib ka vist mainida, et Cormants nagu ise ei ole konkreetselt üks kindel toode, mida me ehitame või müüme, et siis Cormantsi alla me tahaksime tuua nagu erinevaid tooteid, mida ehitada ja müüa. Võib-olla erinevate ettevõtete näol, võib-olla sellesama Cormantsi ettevõttega on ju. Et see vist tuleneb ka meie tüüpidest. Et tahaks tegeleda rohkem kui ainult ühe asjaga korraga või. Et tegevust oleks erinevatel rinnetel, et nagu, et on mingi digitoode, aga samas on ka mingi füüsiline toode, mis võib olla üldse täiesti mingi teisest sordist. Panin kirja omale niimoodi, et Cormants on idee ühisest teekonnast parema ettevõtluse poole. Ja see parem ettevõtlus on siis väga suhteline igal ühel, aga minu jaoks on ta humaansem, sõbralikum, moraalsem kui võib-olla standard ärihaindus. Midagi sellist. Aga eks ta siin teekonna käigus formuleerib, et mida rohkem sinna alla tuleb konkreetseid tegevusi, tooteid või väljakutseid, mis tuleb ära otsustada. See kõik nagu teeb seda ideed aina rohkem nagu materiaalsemaks või haaratavamaks. Et ma arvan, täitsa okei on alustada sellisest idee tasandist nagu. Okei, aga räägime ka oma taustast mõlemad veidikene, et oleks see baas nagu lävend olemas, et mis me enam-vähem teinud oleme, mis võib-olla oskused sellega kaasa tulevad ja proovime ära kaardistada, et kust kohast me alustasime. Võib-olla ma alustan. Okei. Et kõigepealt elukorraldus on hetkel selline, et olen mina ja siis mul on abikaasa ja siis meil on kohe varsti 1-kuuseks saav poeg, esimene ja ainus laps. Mul on töökoht, kus ma saan palka, ehk siis on mingi baassissetulek. Ja see töökoht ei võta mult siis nagu täiskoormusega tööaega. Ehk siis mul on ressurssi, mida kasutada. Ja lisaks on praegu siis olen ma osa sellisest ettevõttest nagu Croton AI, mis on algfaasis startup, hetkel on 1 klient, järgmisest kuust on võib-olla 2 klienti juures. Projektipõhiselt ehitame siis tootmisettevõtetele AI-l põhinevat tootmisplaneerimise optimiseerimist. Et see on praegu. Aga taust on see, et olen teinud hästi palju erinevaid ameteid pidanud, ettevõtlusega tegelenud nüüdseks äkki umbes 10 aastat. Ühtegi suurt exitit ei ole. Mingid väikesed on. Ja ma arvan, et enamiks ettevõtetes ma olen olnud siis kas kasvujuhi või tegevjuhi või ma ei teagi, tootearendaja rollis, aga kuna kõik on olnud startupid, siis üldiselt on hästi palju nagu rolle saanud teha, pluss siis Cocoon programmis olin ka mentor, ehk siis olen väga paljude erinevate startup founderitega saanud juttu ajada ja nende probleemidele kaasa mõelda ja lahendusi otsida ja toetada. Mis siis on veel oluline? Ma võib-olla natukene mõtlen, sa võid vahepeal midagi rääkida, võib-olla mul tuleb midagi veel, mis tundub tähtis. Noh, et kui sa sellest baasist nagu rääkisid, siis see on ju põhimõtteliselt, kust me praegu seda Cormantsit teeme. Sinu puhul on see, et sul on ju üks kindel koht, Croton, mis on startup, siis on meil Cormants, eks, ja siis on 6-aastane laps. Lihtsalt see on nagu põnev. Yeah. Okei, aga minust. Minu baas on praegu see, et
et ma olen üksikisa, mul on 15, saab kohe 15-aastaseks saab poeg. Me oleme koos 3 aastat elanud ja mul praegu sissetulekuid peaaegu et ei ole. Et siis meil oli üks ettevõtmine, kus me olime osalised Ristoga, oli siuke asi nagu Discgolf Metrics, kus ma olin CTO, aga seal toimus erinevaid asju, ühesõnaga me tulime sealt ära. See oli siis üks alus ka, miks me Convence'it hakkasime tegema. Et siis ma praegu olen endale andnud vabaduse lihtsalt olla ja tegutseda ja ma olen nagu teinud täiesti suvalisi projekte lihtsalt, et vaadata, mis saab. Mul on nagu õnnestunud kuidagi rahadega niimoodi praegu toime tulla, et mul on need rahad olemas olnud. Ja see on nagu olnud kusjuures üks unistus mulle, et ma saaksin mingid asja niimoodi teha. Et natukene pingeline on. Kui ma selle peale mõtlen, siis on ainult pingeline tegelikult jälle. Et jah, ma tunnen nagu selles mõttes on okei. Aga nagu muu taust on siis see, et ma olen tehniline inimene, ma olen tarkvaraarendaja, ma olen tarkvaraarenduse nagu kogu protsessi enda jaoks, ma ütleks, et päris selgeks teinud. Et ma olen olnud 2 korda CTO, ma alustasin full stack arendajana. Põhifookus on mul backendil, aga olen ka teinud tootejuhtimist ja selliseid huvitavaid asju. Et mina olin GoWorkabitis 7 aastat. GoWorkabit sai 2-aastaseks, kui ma sinna läksin. Et siis ta oli nagu täielik startup, eks. Aga see on ka äge, et kui mina sinna läksin, siis mina üldse ei tundnud, et nad oleksid startup. Et mul oli nagu mingi siuke kindlus sees, et see on nagu äge ettevõte ja see nagu nii palju asju toimub, et ma ei saanud nagu üldse aru, et mida nad seal räägivad selles osas, et jah, et järgmine aasta võib-olla meid enam ei ole. Ma ei saanud nagu mitte midagi aru selles mõttes. Ja see oligi mu esimene tarkvaraarenduse töökoht ja siis ma olin ka GoWorkabitis 7 aastat. Et tehnoloogia huviline ma olen olnud terve elu, et ma sain oma esimese arvuti 98. Oota, ma pean mõtlema 94, 95 ja võib-olla sinna kanti. Kuskil väikses Räpina külas. Et see oli ka nagu huvitav, mismoodi elu meile mingeid asju ette on ju annab ja kannab. Et mu vanaema oli ka Mikitamäe valla sekretär ja siis tal oli seal nagu, ma käisin tema juures arvuti taga istumas ja tal oli internet seal ja mängisin mingi aastal 2000 RuneScape'i või midagi sellist selle taga, et see oli nagu väga huvitav nagu selles mõttes. Aga nagu progemisega raha hakkasin ma teenima alles siis, kui ma olin 28 äkki. GoWorkabit oligi mu esimene töökoht. Et ennem seda ma olen töötanud ehituses, ma olen töötanud põetajana, ma olen töötanud valvurina ja teinud siukseid erinevaid asju. Võib-olla huvitavamaid asju on see, et ma õppisin õendust 1,5 aastat. Ma olen 2 korda läbi põlenud, sellepärast, et mul on päris raske ennast pidama saada, kui ma mingi asjasse nagu südamega pühendun, siis nagu õigel ajal välja hüpata sellest on natukene keeruline. Ja mis veel? Ma arvan, mingid ühised kogemused meil on ürituskorraldusest, et oleme olnud erinevates rollides erinevatel üritustel. Sai Digiti programmijuht, Startup Days programmijuht, Discgolfi võistluseid korraldanud ja mingid ürituskorraldust veel. Siis meil on sarnane nagu enesearengu lähenemine, et oleme selle Tolteegi koja liikmed ja kasutame siis pilditöö meetodit mingites asjades nagu selguse saamiseks. Ja ma arvan, et nagu minu peamised skillid, mis on olemas, on siis müük ja ma ei tea, ma ütleks, et operatiivne juhtimine ja õpin praegu siis nagu turundust. Ehk siis see on see, kus ma midagi ei tea, aga kus ma tahaks nagu paremaks saada. Ja kogu tehnoloogia pool on sinu poolt põhimõtteliselt. Nii on. Mul oli mingi mõttega siin korraks. Aga see, kuidas me tutvusime?
Tundub ebaoluline. Jah, Tundub ebaoluline. mul ei tundu. Tundub oluline. Tutvusime läbi Cocooni programmi, kus Risto oli mu mentor. Sellest on ka mingi 4 aastat nüüd möödas. Tundub nagu mingi 2 elu tagasi. Jah, põhimõtteliselt küll. Et ettevõtlust ma unustasin mainida, et mul ei ole nii palju ettevõtluskogemust selles mõttes, et see ela, mida ma olen nagu ise alustanud. Et 3 või 4 aastat tagasi, kui ma sellest GoWorkupitist ära tulin, siis ma tegin oma ettevõtte vabakutseliseks arendajaks. Ja siis ma olen nüüd selle all tegutsenud. Peale GoWorkupitist ära tulekut ma töötasin aasta aega muidugi Contraiberile palgatöölisena. Aga siis oli mul juba oma ettevõtte olemas ja ma tegin mingeid kõrvalprojekte vabakutselisena. Aga nagu sellist, minu jaoks on see ettevõtlusteekond olnud lihtsalt nagu, ma ei tea, ma istun kuskil lauas, keegi räägib midagi juttu, noh, ma ei tea, mul raha ei ole hea küll, ma teen. Et ma nagu ise ei tunneta absoluutselt seda, et ma oleks siiamaani mingi ettevõtlusega tegelenud. Et kuigi ma olen endale 3 aastat nagu ise palka maksnud. Et see on nagu kuidagi teistsugune. Aga noh, ma ei tea, GoWorkupitis ma ütleks, ma sain nagu päris hea selle kogemuse kogu sellest, et kus on nagu null, mitte päris nullist, aga nagu kui pikk teekond tuleb nagu läbi käia või mis seal nagu olulised asjad on. Et startup-indus selles mõttes on mul olnud väga veres või siuke on huvi pakkunud. Ja ma arvan, selle sektsiooni lõpuks äkki märgiks ära ka, et palju meil ressursina hetkel umbes raha on kasutada. Sest et väga erinevad ettevõtmised nõuavad erinevat raha, kui sa tahad mingi tootma hakata või midagi. Siis ma arvan, et kui me tahaks mõnda olemasolevat ettevõtet osta, mingit äppi või väiksemat, siis meil oleks kasutada kuskil kuni 20 000. Aga turundusbudgetit on, ma arvan, meil kasutada mingi 4 000 enne, kui sealt peaks midagi sisse tulema. Mingi siuke, mida me saame ära põletada õppimiseks. Siiski ideega, et see tuleb tagasi. Aga et seda saame nagu kasutada. Okei, aga lähme selle juurde, et mis me siis praegu teinud oleme Gormentsiga, ehk siis mis meil olemas on Gormentsil juba. Ja siis, kuhu me juuliga jõuda tahame. Ja selle jõudmise osa ei ole me kuidagi ette valmistanud, vaid tahakski, et jääb video peale see, et kuidas me seda arutame nii-öelda. Et meil on muidugi mingid asjad mõeldud ja niimoodi, aga me ei ole seda nagu kokku leppinud ja siis lihtsalt siin ei vurista ette nagu. Vaata, me teeme seda nüüd podcasti korra kuus. Jah. Okei. Mul on meeles. Aga ma arvan, et see natukene oleneb ka meie nagu liikumiskiirusest. Et kui on kiiremad, liigume kiiremini, siis võib-olla teeme kuu keskel ka ühe. Kui on mingi puhkamise aeg, mingi asja lihtsalt ehitame ja pole väga midagi progressi, siis teeme nagu korra kuus. Aga mitte harvemini. Et kui ei ole progressi, siis teeme korra kuus, siia, et vahepeal nagu higistasime haigelt, aga midagi juhtunud. Et see on ka okei. Aga peamiselt ette vuristades, mis meil olemas on, siis meil on ettevõtte registreeritud, meil on asutajate kokkulepe, kuidas me asju teeme, mis põhimõtetel. Siis me oleme hunnik ideid genereerinud. Meil on vist pangakonto olemas, kus pole raha. Ei ole. Jah, ilma rahata pangakonto on meil olemas. Enam-vähem üles seadnud süsteemid, kuidas me omavahel töötame. Et kasutame Basecampi tarkvara, mis koosolekud meil on, mis on meie esialgne turunduse loogika. Et need on meil olemas ja siis genereeritud ideedest oleme siis valinud need asjad, millega me hetkel tegeleme, milleks on siis konverents, How You Doing äpp ja bingo äpp, mis ei ole bingo, aga millel ei ole veel
head nime. no jah, ja siis on, mis meil veel olemas on praegu tegelikult ju puhtalt õppimine selles, et kuidas seda, noh, et sul on nüüd väike laps, et see, mis meil on olemas, on nagu teadmine, et palju sul on aega tegutseda. Ja no õppimise kogemusi on igasuguseid juba vahepeal, et kuidas meil koosolekud jooksevad ja kuidas ei jookse ja kuidas segadusest paremini mingite otsusteni jõuda ja selles mõttes kogemusi on juba igasuguseid, aga sellised, ma mõtlesin, ma räägin ära, mis on nagu peaosa. Okei. Südameosa ei rääkinud. Ega ma vist ei rääkinud ka, et mis see Gorments tähendab üldse. Võib-olla mitte. Et Gorments on siis tegelikult koosneb nagu 2 sõnast. Et need on 2 ladinakeelset sõna. Üks on korn ja teine on mens. Kor siis tähendab süda ja mens tähendab mõistust. Ehk siis see on üks põhimõte ka, mille alusel me üritame seda ideed ellu tuua, et süda ja mõistus teeksid omavahel koostööd. Sellest oli asutajate kokkuleppes oli üks ägedam lause, aga mul ei ole meeles. Jah, ei mäleta praegu. Aga äkki sa räägiksid, mis toode see How You Doing on ja mis seisus see on praeguseks? How You Doing on toode, mis tuli läbi selle, mida Risto juba endal iga kuu teeb. Ehk siis Risto paneb endal iga kuu kirja, vaatab peale, kuidas tal on eelmine kuu läinud. Paneb mingid väikseid märkusi selle kohta, hindab 1–10 ja kasutab selle jaoks just sihukest süsteemi nagu Wheel of Life. Et see on juba välja mõeldud ja meil on seal 8 kategooriat ja iga kategooria peale sa paned siis 1–10 punkti, et kuidas sul tundus, et see kuu selles kategoorias sul läks. Ja siis teine osa sellest How You Doing ust on planeerija, kus sa paned endale, on 3 kategooriat. Üks asi on see, et mida sa tahad hoida. Üks on see, mida sa tahad lõpetada. Üks on see, millega sa tahad alustada. Ehk siis sinna 3 kategooriasse paned endale 1–2 asja, et millega sa tahad, mis fookuse sa tahad endale sellesse kuusse seada. Mul ei ole praegu häid näiteid tuua, aga see ei ole praegu oluline. Ja kui me need 2 asja nüüd kokku võtame, siis me ei tee neid nagu teeme enda jaoks, aga teeme ka selle jaoks, et me saaksime teineteisega neid jagada. Ehk siis selle rakenduse nagu põhiidee on see, et ma saaksin Ristole jagada seda, mis mu elus parajasti toimub ja seda siis läbi niisuguste ringide, et meil on üks Gormentsi ring, kus on mina osaline, on Risto osaline ja siis Risto näeb, kuidas mul eelmine kuu selles Wheel of Life'is läks ja ta näeb seda, mis on minu fookus selles kuus. Ja siis me saame selles nagu osas teineteist toetada. Et ma näen, et näiteks minul juunikuus health and energy oli suhteliselt nõrk. Ja siis Risto saabki mu käest küsida, et kuule, kas tahad, ma aitan sind kuidagi. Me käime korra nädalas koos trennis või midagi. Et selle How You Doing üks koht on, mis ma olen nagu disainis jätnud kohe tegemata, on see, et nendes ringides ei jagata sõpradega kõike, vaid just, et tekiks see moment, et sõber tuleks sinu juurde küsima. Mitte lihtsalt ei loe arvutist, et aha, niimoodi on, vaid et inspireerida ka suhtlema neid inimesi omavahel. Ja see on iseenesest väga lihtne rakendus. Ja kus me praegu sellega oleme, on see, et me siis mina ja Risto testime omavahel seda ja juulikuus me võiks selle esimese versiooni panna nagu kõigile kasutada. Jah, ma võin tuua mingid näited, et ma ei ole praegu, täna on 1. juuli, et ma ei ole juuni kohta oma seda Wheel of Life'i täitnud, aga näiteks need keep, stop
startasjad, mis saab seal märkida, et no näiteks juunikuuks oli mul selline plaan, et et hoian oma tervise eest hoolitsemist, teadsin, et on palju asju tulemas, et lihtne on seda nagu mitte teha. Ja tänu sellele ma arvan, on see päris hästi välja tulnud, et olen vaadanud, et ma vähemalt käin, kui trenni ei jõua, siis lähen beebiga kõndima, kui vaatan, et on pool tundi, lähen teen kas või pooletunnise trenni, söögiga samamoodi, olen päris palju kodus süüa teinud. Ja siis teine asi, mis kiibi peal on, et kuidas seda sõnastada. Et kuna ma märkasin hästi palju enda ümber inimesi rääkimas teistest kehva tooniga või otse taga rääkimast ja see on kuidagi ärritanud, et siis minu jaoks on oluline, et nagu mitte seda teha, et kas või kaudselt mitte kedagi taga rääkida. Ja see, et on mul seal kiibina kirjas, aitab mul seda palju paremini hoida nagu aktiivsena, et ma olen tähele pannud, et niipea kui ma nagu hakkan mõtlema mingit lauset, siis ma oota, kas see võib olla nagu, et ma nagu analüüsin enne läbi, et kas see nüüd oleks kellegi nagu taga rääkimine, mis tunne nagu on ja päris mitmes kohas ka nagu stoppi pand ja teistmoodi rääkinud. Et need olid kiibid, mis ma tahtsin siis hoida juba ka nagu eelnevast kuust. Stopid olid, et lõpetada seda, et ma kardan olla teistsugune ja saada mingit imelikku leibelit või imelikke pilte. Praegu niimoodi hoo pealt ei oskagi öelda, et kui hästi see on õnnestunud, aga no isegi selle podcasti tegemine minu jaoks on nagu üks panus siis sellesse. Ja teine asi, mis oli stopi peal, on väikese ebamugavuse peale vihastamisega reageerimine. Et see on niisugune päris hea väljakutse, eriti beebiga. Ma ütleks, et ma olen niisugune 80% success rate, et päris palju võite on, aga on ka päris lolle kaotuseid selles. Ja mis start oli juuni jaoks, oli karsklus, et minu jaoks oli oluline kuidagi, et ma juunis ei jooks alkoholi, juba teades, et beebiga koos tuleb igasugune magamata öid ja ma tahan nagu olla ärkvel ja kohal. Noh, see sai tehtud juuniga, et täna on 1. juuli. Et kuigi minu jaoks näiteks see oli päris väljakutsuv mingitel eriti ilusatel ilmadel, et hullult ilus ilm, soe, ma ei tea, läksime esimest korda kohvikusse beebiga, võtaks hea meelega ühe klaasi mulli näiteks, aga mulle tundub, et see hind oleks olnud tegelikult liiga suur nagu maksta. Selle hetkeks oleks hea, aga pärast, kui on vaja, ma ei tea. Et no igal juhul sellised näited, mis nagu saab sinna panna, mis mul olid. Et sellest saab siis meie esimene toode, mille me launch ime ja see, ma arvan, on nagu suht lähedal sellele, et seda saaks launch ida. Ja mis meil praegu veel olemas on siis turunduse idee või lähenemine, kuidas me oma asju tahame turundada ja üldse nagu nähtavaks teha, et kasutame X-i ja Tradesi platvorme, et hakkasime oma kasutajaid seal üles ehitama. Meil on üks algeline content plaan, aga peamine on see, et me sinna tekiks harjumus sinna nagu postitada. Ja see käib siis üldise turunduse idee, et build in public alla, ehk siis kogu teekonda jagada, keda huvitab, see saab hakata jälgima. Ja ma arvan, et mis selle nagu kasu on, et ka endal on nagu mõnusam teha, et kui oled kõik nii ära rääkinud, siis ei ole midagi kuidagi varjata või susserdada või nagu on nii hästi või nii halvasti nagu on ja siis on kuidagi vähem pinget näidata, et ei, tegelikult läheb jube hästi või tegelikult on jube lihtne või tegelikult vastupidi on jube raske, et on täpselt nii nagu on. Mis me veel ei ole ära rääkinud, et kui me siis mingi toote välja paneme, et kas me kasutame siis mingeid ka muid platvorme, mis on erinev nagu Product Hunt või need on tegelikult päris suur rodu, nagu kus sa saad oma toodet mingile kogukonnale nagu ülesse panna ja siis kogukond kuidagi reaktib sellele, et kui on hea asi, siis nad hääletavad sind nähtavaks ja kui on mõttetu asi, siis kedagi ei koti. Et ma arvan, et me katsetame ka neid.
et ja seal me oleme. Täna panime sisse esimesed tulemused X-i ja Tradesi kohta. Siim tegi meile dashboardi, et jälgida arengut. Ehk siis järgmises episoodis saame juba vaadata, võtta nagu esimese kuu ja teise kuu, siis on mingi progress või mingi tulemus ka näha. Jah, et kuna meil need turunduskoosolekud on ju korra nädalas, et siis me nagu korra nädalas salvestame endale ära, et mis on nagu toimunud seal numbrite osas. Ja vähem oluline ei ole, et meil on olemas kontor, kus käia, meil on arvutid. Tegelikult on päris palju asju ettevõtluseks olemas. Jah, et selles mõttes alguskoht on päris okei. Ütleme, tüüpilise ettevõtluse kohta meil on nagu suht vähe raha alguseks. Aga täitsa alguseks ei olegi vaja palju raha. Aga ma arvan, et see ongi see, mis on kõige rohkem AI ja kogu digi ettevõtlusega muutunud. Ei ole vaja alguseks nii palju raha. Jah, aga oleneb ka, et mis tüüpi see ettevõtlust on. Ettevõtlus on erinevaid tüüpe, eks. Tegelikult on meil üsna palju raha võimalik võrreldes mõne ettevõtlustüübiga. Nojah. Ja kui me üleüldiselt vaatame, nagu palju meil ressurssi on, siis tegelikult ressurssi on meil ju praegu ikkagi väga palju. Meil on mingi peaaegu 1,5 inimest. Jah, ja meie see ettevõtlusloogika või toodete loogika on siis see, et me tahame erinevaid asju katsetada, proovida. Digitoodete loogika on see, et teeme, launchime, turundame liiga palju, üles ei vuntsi enne launchi ja kui midagi, siis millelgi tekib traction ja inimestele läheb see korda, siis see on nagu märk, et midagi sellist on kas siis selles ühiskonnas või maailmas või üleüldiselt, et see on nagu vajalik asi. Ja siis paneme sinna rohkem fookust. Ja lisaks siis digitoodetele vaatame ringi mõtetega, et kas oleks võimalik mõni olemasolev äpp ära osta, kas me leiame mõne vana igava ettevõtte, mille efektiivsust annaks kõvasti suurendada tänu uutele võimalustele ja proovime sealt mingit diili leida. Et need on need loogikad ja vajadusel pakume vahepeal ka teenuseid, et näiteks ma kirjutan projekte mingitele teistele ettevõtetele, rahataotlusi projekte siis näiteks. Aga üks launch on meil tegelikult olnud ka. Sina oled küll palju sellega seotud, aga see on see Dogibogi. Aha, jah. Et ma tegin 1,5 tagasi ühe sõbrannaga ühe rakenduse algajatele koeraomanikele, et nad saaksid iga päev tõmmata endale ühe tegeluskaardi. Seda võib Play Store'ist vaadata. Dogibogi. Et see on täitsa laivis, see on töötav. Mul on üks aktiivne kasutaja, kes kasutab seda, kellel ongi Norgutša. Ma vaatan, et ta nagu, temani see jõudis ja õigele inimesele ja nagu tema oli see sihtgrupp ka, aga rohkem ei ole. See on nagu praegu selles suhtes varjusurmas, et sealt nagu edasi ilmselt midagi ei tegele, aga üks launch on meil nagu põhimõtteliselt olnud. Vaatame. Ühesõnaga, strateegia on see fail fast, eks? Jah. Aga mis seal ongi nagu väljakutsuv, ongi see, et aru saada, et kas asi on fail või asi ei ole tegelikult jõudnud ka nagu kriitilise massini, et üldse nagu hinnata. Et see nagu turustamise osa on nagu üks ilmselt kõige keerulisemaid praeguses müras üldse, et meiesuguseid ehitajaid või mitte meiesuguseid, vaid palju rohkem ehitavaid inimesi tekib kogu aeg juurde ja on juba palju. Paljud teevad üksinda ja teevad 4 kuuga seal 6 toodet, et see saab olema huvitav näha, et kuidas sellest mürast läbi murda. Ma usun, et lõpuks vist ikka küsimus on selles, et kui sa leiad selle asja, mida inimestel on nagu päriselt vaja praegu.
mida nagu maailm vajab või ühiskond vajab või ja kuidagi saad pihta, et siis mingid jõud hakkavad aitama ka, et see saab nagu nähtavaks. Jah, ma olen nagu selle peale mõelnud, mis on nagu vaja, on ju. Et seal nagu vist ei saa väga palju endale panna ette mingeid piiranguid, et ma võiksin teada, mida on vaja. Noh, ma ei tea, ala stiilis, et vaja oleks ainult siukseid asju, mis teeksid inimesele tervisliku elustiili. On ju. Et mulle näiteks täiega meeldib see Bingo äpp, on ju. Mulle tundub, et seda võiks vaja olla. Eriti just see muuseumite stiilis, et sa nagu lähed muuseumisse, skännid QR-koodi ja siis saad siukse bingo tahvli, käi muuseumis ringi, nagu leia need asjad üles, on ju. Või siis samamoodi selle bingo äpiga sinna need pulmad, et pulma külastajatel on sul mingi pulmaruudustik, eks ta saab oma mobiiltelefonis nagu ära märkida need. Ja nagu see, nagu, ja miks seda vaja ilma vaja oleks, noh, et ta ju tekitab rõõmu. Et noh, muuseumites ta nagu ilmselt tekitaks võib-olla lastes nagu suuremat tähelepanu hetke, et lapsed saavad rohkem teadmisi. Pulmades ta tekitaks kindlasti rohkem rõõmu ja elevust, on ju. Et nagu minu jaoks see jah, et nagu, mis ma enda jaoks pean nagu ära mõtlema, on see, et ma ei läheks nagu kinni sellesse, et mis on see, mida vaja on. Et nagu, et maailmas on vaja. Jah, seda ei saa nagu välja mõelda, ma arvan, seda saab nagu välja tunnetada või peilida või noh, nagu testide kaudu nagu hüpotees, mingi test, siis tuleb mingi tulemus, siis sellest tekib mingi tunne ja selle järgi võib-olla peab, et kui peaks praegu lihtsalt vastama, mida mina arvan, et on maailmas kõige rohkem vaja inimestel, siis on inimkontakte. Ja aga see on väga nagu lai vastus, sellepärast et need kontaktid peavad olema nagu tähendusrikkad. Noh, ja mis teeb inimkontaktid tähendusrikkaks on, ma ei tea, koos kogetud emotsioon või see, et see ei olnud segatud või see, et seal tehti midagi, mis kellelegi on tähtis või et noh, selles mõttes siis see How You Doing äpp nii-öelda katsetab vähemasti seda, on ju, et kui mul on mitmed sõbrad, kellega ma võib-olla igapäevaselt ei suhtle, aga meil on seal äpi sees loodud ühine ring, kus me siis jagame seda, et kuidas meil parasjagu läheb ja mis meil fookuses on ja ma näen, et ma ei tea, kellegi läheb väga hästi, siis ma hellan talle, et kuule jube äge, et marudelt paned või ma vaatan, et kellegi läks väga hästi, aga nüüd paar kuud on kuidagi see eluring Wheel of Life on nagu madal, on ju, siis ma äkki hellan talle, on ju, et kuule, et äkki ma saan sulle abiks olla või ma ei tea, tule külla grillima, on ju, või midagi sellist, et kuidagi see mulle tundub praegu tähtis. Noh, ja siis me näeme, et kas siis on tähtis või ei ole. Aga äkki sa räägid veel paari sõnaga konverentsist, mida peamiselt sina oled ajanud ja siis sätimegi juulikuu eesmärgid ära ja tõmbame otsa kokku. Jah, konverents. Selle uus nimi saab vist olema vestlusõhtu hoopis. Aga leppisime kokku, et me räägime omavahel sõnaga konverents, et nagu paremini hoiaks seda raamistikku, mis me tahame luua. Aga turunduse mõttes vestlusõhtu tundus nagu parem mõte. Et selle vestlusõhtu nimi on Tule lähemale ja see idee ise sündis, ma teen meesteringe Tartus, ma olen neid üle 2 aasta teinud. Nüüd viimased, ütleme, pool aastat enam ma nii järjepidev ei ole olnud nagu varem, muidu ma tegin neid suhteliselt stabiilselt korra kuus. Ja siis minuni nagu on jõudnud see, et sõbrannad on küsinud, et tahaks ka meesteringi tulla kuulama, mida mehed seal räägivad. Ma ei tea miks, aga nüüd ma leidsin ühe sõbranna, ütles, et teda küll see ei huvita, et tema küll ei taha meesteringis kuulata, mis meested räägivad. Aga üldine tendents on nagu see, et tahaks tulla kuulama, mida mehed räägivad. No ikka on ju põnev, kellele meeldib vastanduda ja kellele meeldib mõista ja siuke natuke nagu, et justkui näeks millegi taha või sisse, kuhu muidu justkui ei saa ligipääsu või. Jah, just. Ja siis ma nagu seal meesteringis, viimases meesteringis mõtlesingi, et nagu, aga toome siis selle meesteringi lavale.
ja siis ma hakkasin sealt nagu edasi mõtlema ja ma ei tea, ma olen tähtkujult kaalud. Minu jaoks peavad asjad tasakaalus olema, et tegelikult siis mõtlesin, et ma tooks ühe naisteringiga lavale. Ja siis kui ma nagu edasi mõtlesin, siis nagu mulle tundus, et see on juba terve päev, et siis nagu teen ühe konverentsi. tulelaheemale.ee, sealt saab juba nuusutada, mis see on, aga mõte on see, et me toome lavale siis mehed, 3 meest ja ühe moderaatori, kes jagavad ausalt jahedalt seda, mismoodi nad elanud on, mida nad tunnevad, mida nad mõtlevad. Et esimene pool siis paneelist on jagamine, teine pool paneelist on diskussioon ja diskussiooni me tahame sisse tuua ka siis nagu kogu publikut, et ka publik saab küsimusi esitada. Ja siis on 2 paneeli, üks paneel on see, kus on ainult mehed, teine paneel, kus on ainult naised. Ja siis peale paneele tuleb meil üks kohtumise õhtu, mille nimi on 11, mida Merike Lehepuu Tartus vedanud, kus me saaksime teineteisega suhelda ja rääkida. Et see on mõeldud lihtsalt teineteisega ühendumiseks, rääkimiseks, mõistmiseks. Merike on neid õhtuid siin Tartus teinud juba 3-4 korda ja ma olen peaaegu kõigil käinud. Ja see on olnud nagu nii äge lihtsalt, et ma olen saanud suhelda inimestega, kellega muidu ma üldse ei suhtle. Ja siis õhtu lõpetame tantsuga. Et täiesti vaba tants ja tegelikult selle õhtu mõte ja lõpp on nagu see, et tulla lihtsalt nagu konverentsilt maha. Et see nagu ei oleks siuke, ma ei tea, et sa tuled konverentsilt, lähed nagu koju ja oled hästi nagu kõrgele tõstetud ja siis järgmine päev oled täiesti maas nagu, vaid et sa saadki juba seal konverentsil tulla nagu konverentsilt maha, sa saad tantsida, suhelda, meil saab olema üks vaikuse nurgake seal, kus sa saad lihtsalt niisama olla. Ja siis vot selline plaan on sellega. Jõuda teineteisele lähemale on see point. Ja kust see veel nagu tuli minu peas, oli see, et mu jaoks nagu praegu on kuidagi ühiskondlikult toimunud meeste ja naiste vahel nagu mingi lõhestumine või lahknemine. Et siis see üks point on see ka, et nagu mõista natukene rohkem teineteist ja jõuda jälle nagu lähemale teineteisele. Vot, see tuleb novembri lõpus. No väga hea. Asju on meil olemas ja nüüd juuli eesmärgid. Ma mõned panin kirja. Ma panin nagu 3, mis mulle väga meeldisid, mis ma arvan, et võiks juhtuda. Ja siis panin 3, mis on sellised ifi. Et ma ei tea, kas me nagu jõuame ja kas need on üldse nagu olulised. Aga üks eesmärk on see, et me juulis teeme ära kõik oma need X-i ja Treitsi postitused, ehk siis et kuu aega me nagu regulaarselt teeme seda, mis me oleme nagu kokku leppinud. See kõlab võib-olla mega basic, aga minu jaoks on see suhteliselt raske. Ei ole basic. Ja, et see ei ole nagu lihtne, et hästi lihtne on skipida. Ma ei tea, mida kirjutada ja kell on ka palju juba. Ma täna hommikul mõtlesin selle peale, mulle tundus nagu, et see hetk, kui ma üritan hakata performima nagu, siis läheb nagu täiesti lukkus. No siis on nii keeruline nagu teha. Jah. Et et seal ei olegi veel selles mõttes nagu numbrilist eesmärki, et mis see nagu kasv on ja kui palju me oleme seal mingit farminud omale jälgijaid või midagi, aga lihtsalt, et see postitamise nagu harjumus tekiks. Ma arvan, et kui me nagu kuu aega ära suudame, siis minu kogemus on see, et siis nagu asi mul läheb vähemalt suhteliselt nagu lihtsaks või loomupäraseks. Et ma siin mingid katsetasin lihtsalt sellepärast, et midagi teha, pluss, et oma ühe jala hüppeliigest natukene hooldada, et siis ma hambaid pesen seistes parema jala peal vasaku käega. Ja siis alguses oli mega ebamugav ja siis avastasin pidevalt, et ma ei tee seda ja ma ei ole kindel, kas ma praegu nagu teistmoodi oskan, sest et ma isegi kuskil külas, kui ma olen hambaid pesema, siis ma seisan ma järsku panen tähele, et ma seisan ühe jala peal ja vasaku käega pesen nagu. Ja see käis, ma arvan, mingi 3 nädalaga või niimoodi. Et tahaks umbes samamoodi, et midagi juhtub ja ma ei pane tähelegi, et ma postitan sellest X-i või Treitsi nagu. See on üks eesmärk. Teine on see, et How You Doing on launch itud ja seal on üks tasuline kasutaja.
seda annab kindlasti koodida. Et kunagi ühes poes müügiteenindajana oli joopede müügivõistlus ja siis see oli nädalane ja siis ma panin omale terve kuu nädala peale, oli 6 aega kestis, iga nädal said võita ja kui võidad, siis saad ise omale ka ühe tasuta joope, siis ma panin alati omale pühapäevased vahetused. Siis pühapäeval ootasin seda pühapäeva, kus ma vaatasin, et kõigil oleks väga madalad tulemused joopede müügis. Ja siis olin enne kokku leppinud nagu emaga ja vanaemaga, mis joopet neil vaja on. Ja siis nagu ostsin neile ära vaata ja siis ja võitsin. et no selles mõttes seda ühe tasulise kasutaja ilmselt saab ka niimoodi, et ütled emale, et kuule, kuigi mul inglise keel on takistus, aga me saame selle eesti keeles ka teha. Aga no põhimõtteliselt mõte on tegelikult ikkagi see, et see üks tasuline kasutaja on selline, kes ei ole kooditud, vaid ta on kuskilt tulnud ja talle pakub suvi nagu. Ja ta võib ikkagi sõber olla selles mõttes, aga et see ei ole lihtsalt nagu kooditud. Siis see, et see bingo äpp on nagu kasutatav, et ta ei ole kindlasti nagu valmis, sest et seal on neid kasutus use case on nagu määramatu hulk, aga et ta on kasutatav. Et minul see idee tuli sellest, et beebi sünniga mulle tundus, et jube äge oleks abikaasaga, kui meil oleks et kui me saaks nagu gamification'it tuua sinna. Et see võib-olla ka teeb mõned mingid ebamugavad tegevused nagu lõbusamaks põhimõtteliselt, et sealt see idee tuli. Täna just Reetsis lugesin beebisitus käe peale. Jah, et see oleks nagu väga klassikaline on ju, et kas sa oled lihtsalt saanud pihta, kui ta, meil on poiss on ju, et kui ta pissib või see võib olla ka spetsiifiline on ju, et võib-olla oled nagu veel ebamugavamalt pihta saanud või midagi sellist, aga ka lõbusad asjad on ju, oled näinud, kui ta naeratab või kui haarab esimest korda midagi, et saad nagu ära märkida ja mulle tundub, et sellega positiivne osa on see, et saab engage ida mingeid, ütleme, kus on suurem pere, kus on teised lapsed, saab engage ida mingitesse tegevustesse, kuhu muidu võib-olla nii väga ei tahaks nagu kaasatud olla, et see võiks olla see. Seal peab vaatama, et võib-olla peab mingi ühe niši nagu alguses välja pikki. Jah, ma arvan küll. Et ma näengi, et seal on nagu 2 suunda, et üks on üks on nagu see beebi suund, kui laps kasvab, aga siis on igasugused nagu event-based, et ongi pulm, Eurovisiooni vaatamine, road trip, sellised asjad, kus sa oled ka nagu seltskonnaga, sa tahad neid kaasata lõbusamalt erinevatesse tegevustesse, on ju. Et midagi sellist, aga et juuliga võiks olla midagi kasutatav. Me saame mingi bingomängu nagu käima panna. Need on need, mis ma nagu väga tahaks, et juhtuvad ja siis sellised nagu IFI või soovmõtlemisega on see, et see seikluspargi äpp on nagu niimoodi lõpuni tehtud, et augustis saaks vaadata, kas keegi tahaks seda osta. Need on lihtsalt pakkumised praegu. Siis 5. on, et see ettevõtete raportite müügil oleme landing page'i teinud ja üles pannud ja veits ads'e ostnud. Panen kirja ka. Ja mida ma ei tea, on see, et kas nagu juulis peab konverentsiga ka midagi tegema. Et kas seal peab midagi juhtuma nagu. Jah, seda sa ei saa teada praegu. Jah. Kas sul on midagi praegu lisada siia, mida sa tahad kindlasti juhtuks, siis me saame arutada, et mis me siis nagu ära otsustame, et mis me nagu kindla peale paneme sinna. No mul on nagu sellised meta asjad, et üks asi, mis meil on Karmensis, et meil on nagu tegevjuht on roteeruv roll ja praegu olen mina tegevjuht ja siis ma tahaks selles rollis ennast kindlamalt tunda juulis, mis nagu minu jaoks tähendab, et ma ei teagi, mis see praegu sellel tähendab. Ja teine asi on, mis ma nagu praegu näen, on minu jaoks suurem väljakutse ongi see, et kuidas ma nagu jõuan sinna seisu, et ma ei tunne ennast nii-öelda väiksemana. Väiksemana ja see, millest see nagu väljendub on nagu see, et kui Risto tihti räägib ja mingeid asju teeb, siis mul lihtsalt läheb blankiks ja ma nagu ei suudagi midagi nagu panustada vestlusesse.
need 2 asja, ütleme niimoodi. Vaata, see toobki hästi välja, et meil saab olla nagu ja võikski olla kogu aeg nagu 2 tüüpi eesmärgid on ju. Nagu väga selgelt nagu business eesmärgid ja siis on ja muud. Nii-öelda sinna muu alla saab igasugused, võib igasugused asja panna. Ma arvan. Ja ideaalis ma näekski niimoodi, et meil on nagu 3 eesmärki iga kuu. Nagu 3 ärieesmärki, 3 võib-olla ja muud. Ja siis pluss 3, mis võib olla siuke nagu, kui jõuame on äge, nendest mingi pinget ei pea olema ja see saab olla ka nagu vaheldus, et vahepeal nagu tahaks midagi teha, aga nende 3-ga nagu ei viitsi praegu, lihtsalt tahaks midagi näppida nagu teistmoodi. On ju, et siis vaadata nende järgmise 3 peale, et kas seal on midagi sobilikku. Äkki sellest tekiks meil selline hea rütm, sest et 3 on üldsegi hea number. Creativity and joy, mixed abundance. Et 3-nurk on ka hea kujund. Ah? Et 3-nurk on ka hea kujund, et põhimõtteliselt need mõtlesimegi võib-olla välja nagu struktuuri, mida kasutada on 3+3. Aga need ärieesmärkide osas, kuidas sulle kõlasid need? Jah, mulle kõlavad väga hästi nüüd. Et Sikluspargi koha pealt mulle tundus väga IFI see asi. Aga samas ettevõtete raport kindlasti ei olnud IFI nagu. Aha. Et siis pigem see on 4, 5. Jah, et ühesõnaga see postitamist asi, see minu jaoks nagu ei ole, see on järjepidev asi, aga nagu see nagu, kuidas ma ütlen, mulle vist tundub see, et see võtab minu jaoks nii vähe energiat või aega, et nagu kui me saame selle intentioniks, siis see nagu ei ole mingi selline asi, mis segaks mul näiteks siia seda ettevõtete raporti tõsta ja siia samma rolli. Aga kuna me ainult 3 saame panna, siis me ei saa sinna tõsta praegu. Jah, sellest ma saan. Minul on see nagu, mul on see oluline, et see on seal. Küll ma ei tule toime sellega. Aga ma arvan, et selles mõttes ongi hea, et see saab nagu natukene jagada neid asju. Aga iseenesest nagu seda tundub jälle nagu hästi optimistlikult palju. Loogiliselt võttes. Aga tundeliselt võttes ma arvan, et kui meil praegu alguses optimistlikult palju ei tahaks teha, siis jah, no vaatame. Ma arvan, et see idee, mis me teha tahame ja korments, mis me teha tahame, me peamegi praegu optimistlikult palju tegema. Tulebki üleüldse. Tahtma teha vähemalt. Peabki olema üldse optimistlik. Yeah. Okei, aga sellega on purgis ja täpselt 6 aja pärast vaatame, et kuhu me jõudsime. Ja siia podcasti lõppu, kui me oskame tehniliselt, siis võiks panna kõik need tooted ja meie lingid ja asjad ka, et keda huvitab, saab vaadata. Täname, et kuulasite.